Nüüd aga tuleb meil juttu Tallinnas tegutsevast kooliõpilaste robootikaringist, mille liikmed nopivad auhindu järjest nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasemel. Tänaseks on poistel käes juba ka Eesti meistri tiitel. 5, 4, 3, 2, 1. Minä olen Robert. Minä olen Robert. Minä olen Robert. Selline näeb välja robotite sumomaadlus. Nagu amatöörsumos kehtivad ka robotite sumos kindlad mõõdud ja kaalukategooriad. Sumorobot võib olla kuni 1 kilo raskune ja 15 korda 15 sentimeetri laiune ja kõrgus pole piiratud. Robotite ehitamise ja programmeerimisega on need poisid tegelenud 2 aastat. Üle-eelmisel nädalavahetusel võitsid poisid Viinis robootika Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Tulemus oli seda uhkem, et osalejaid oli 24 riigist. Võidu tõi poistele robot, mis esmapilgul meenutab lõikelauale asetatud juhtmete ja mikroskeemide pusa. See nuppude sorteerija töötab siin all, ta käib niimoodi paremale vasakule ja see on see värviandur, mis siis ütleb sellele sorteerijale, et kummale poole sorteerida. Ja siis on siin 2 kasti, kuhu need nupud kogunevad. Roboti ülesanne oli 9 ruutmeetri suurusel alal koguda erivärvilisi kettaid ja neid sorteerida. Selle ehitamisega nägid poisid vaeva üle 2 kuu, kuid pingutus oli vaeva väärt. Ta oskas väga hästi sorteerida neid nuppe ja teine asi, ta leidis baasi ülesse. Sest paljudel robotitel oli see probleem, et nad ei leidnud pärast baasi ülesse. Nad küll sorteerisid ilusti nupud ära, aga baasi ei jõudnud ja siis jäi ka tulemus saamata. Edu võtmeks on hea meeskonnatöö. Osad oskavad nutikalt ehitada, teised kirjutavad jälle programmi, mis roboti soovi järgi liikuma paneb. Näiteks 13-aastane Rao kirjutas selle pealt näha lihtsa roboti tarvis 500 rida koodi. Programmeerimisega alustas ta juba 10-aastaselt ning tahab sellega ka tulevikus tegeleda. Ma tegelen C-keelega, C-Sharpiga, aga ma tegelen ka HTML, PHP selliste veebirakenduste keeltega. See on just see nagu võime panna arvutit tegema seda, mida ma tahan. See on nagu selline hästi tore. Lisaks programmeerimisele on oluline ka robotite kokkupanemise oskus. Pealt näha tundub ju lihtne, paned selle kokku nagu Lego. Pealt näha tundub jah, et see on selline hästi lihtne, et paned Lego kokku ja muudkui sõidab, aga tegelikult kõikide robotite juures on lisaks ehitamisele ka see pool, et sa pead arvestama, et millised andurid siin all on, millega ta midagi tuvastab ja siis mida ta vastavalt selle info põhjal teeb. Tarkus, mis sellele ehitamisele on see, et kuidas loogika siin juures hakkab toimima ja siis lisaks programmeerimine. Näiteks joonejälgija puhul ei oska arvatagi, et põhjus, miks robot ülekäigu raja ees seisma jääb, peitub hoopis mustas joones. Siin on 9 leedi ja siis 8 andurit, mille järgi ta vaatab neid seda musta joont ja siis selle järgi ta sõidabki terve selle raja läbi. Ja selle järgi ta teabki, et ta peab seisma jääma, kui ta näeb esimest korda musta joont. Samas vajab lõppjaama ehk parklasse jõudmine veel häälestamist. Seal on vaja veel neid kraade nagu timmida, et kui palju ta pöörab seal. Palju sa enne juurde lisasid? Nüüd tuleb vist eel panna või? Jaa, et vaatame, paneme näiteks 130. Ja nüüd siis uuendad kohe softi ära? Ja lõpuks hakkab tööle kunagi. Ta pööras liiga palju ja ta ei näinud enam musta joont, mille järgi ta orienteerub. See tähendab, et kraade tuleb maha võtta? Võiks arvata, et selline robotitega mässamine on kättesaadav vaid rikaste vanemate lastele. Tegelikult aga toetab põhitööna Microsoftis leiba teeniv Leivo Sepp poiste tehnikahuvi oma koduses robootikaringist täiesti tasuta, heast tahtest. Tema palgaks on arvukad medaleid, mis erinevatelt võistlustelt kogutud. Nüüd sel nädalal lisandus nende hulka ka Eesti meistritiitel. Kindlasti kuuleme neist poistest tulevikus veel.